Kõige rohkem on Eestimaal luterlikke kirikuid. Luterlased on kristlased, täpselt samamoodi nagu katoliiklased, õigeusklikud, baptistid ja paljud teisedki. Kõigi kristlaste jaoks on Jeesus väga oluline, seepärast peetakse neis kirikutes ka Jeesuse sünnipäeva ehk jõulusid väga pidulikult. Tartu Peetri kirik, kus Anneli sageli käib, on jõuluehtesi ootel. Jõulude ootamise aega nimetatakse advendiajaks. Ma arvan, et tegelikult tasub käia kirikus, et see on lihtsalt ka üks võimalus aeg maha võtta ja mõtiskleda oma elu üle, vaadata tagasi, olla tänulik, mis on hästi tähtis, mida on võib-olla ka igapäevastes kiirustamistes väga vähe. Tänulikkus on üks selline põhiline oskus, omadus, mis tegelikult aitaks meil olla õnnelikum ka, kui me suudaksime olla iga päev tänulikud nende asjade eest, mis meil on, ja ka selle eest, mida meil ei ole. Minu meelest on imeline asi, et mille peale võib-olla ka muidu ei mõtlegi, on see, et tegelikult mida kirikus tehakse, kirikus mõeldakse teiste inimeste peale. Et ma arvan, et see uskumine on asi, mis on inimese südames. See on hea, kui inimene ühelt poolt on mõelnud oma elu üle ja ta teab, millele toetuda nii headel aegadel kui halbadel aegadel. Jõuluajal ilmselt kõigil on ikkagi siginat ja saginat rohkem, kuigi ma arvan, et see on meie endi teha, kui kiire see aeg on. Nagu kõigis teistes peredes meie ka kirjutame kirja jõuluvanale, ootame päkapikke, kes käivad ja vaatavad, kas me oleme olnud head. Meil on advendikalender, mis on saadud kingituseks, mis on ise tehtud, kus on sellised kotikesed siis 24 ootuse päeva kohta ja siis igal päeval lapsed avavad ühe advendikalendri kotikese ja leiavad sealt siis mõne toreda maiustuse siiski enamasti. Ja me toome tuppa kuuse, me ehime selle, me paneme sinna ka ise tehtud jõuluehteid, heegeldatud jõuluehteid, keraamilisi. Meil ei olegi vist ühtegi sellist klaasist jõuluehet, kuigi need on ka väga ilusad. Me teeme piparkooke, kaunistame neid, saame neid ka kingituseks ja me kaunistame tuba. Teeme ise ehteid selleks, et oleks jällegi hubasem ja toredam. Ma arvan, et kui jõulud on armastuse aeg ja valguse aeg, et siis kindlasti ka küünlad kuuluvad selle jõulumeeleolu loomise juurde ja sellel aastal meil on siis nii nagu traditsioon ette näeb 4 jõuluküünat ka laua peal, et iga advendinädala kohta 1. Lastega teeme tavapäraseid asju, nii nagu ma arvan kõik pered. Õhtud on lühikesed, nii et sinna jäävad vanematel kindlasti igapäevased askeldused, toimetused, siis me mängime lauamänge, me räägime, me loeme raamatuid. Need on sellised kõige argisemad asjad. Ma ise arvan, et jõulud ei peaks olema väga kiire aeg, kus kõik jooksevad ja kellelgi ei ole aega hetkeks peatuda ja aastale tagasi vaadata. Nii et minu enda elamise viis on see, et ma püüan teha neid erilisi asju, mis jõulude juurde käivad, aga ma püüan säilitada tasakaalu, et ma ei tee liiga palju. Sest jõulud on siiski niisugune vaikne aeg, rõõmus aeg ja ma arvan, et peab olema aega seda ka nautida.